Harjumaal Keila-Joa aleviku läheduses põleb mets juba 3. päeva, just sealne põleng on aga pälvinud nüüd prokuratuuri tähelepanu. No võrreldes teiste metsapõlengutega erineb see Keila-Joa põleng siin üsna palju. Üks põlenguala jääb minust vasakule poole ja teine põlenguala on siinsamas paremal. Ja kui nüüd kaamera küündib näitama veel siia, siis läbi selle metsatuka umbes 30-40 meetrit asub järgmine tulekolle. On siis lohakus või kuritahtlik süütamine või mis see võib olla? No lohakust ei usu eriti, et siin käiakse küll päris kõvasti, käiakse siin piknikke pidamas, aga ei usu, et 3 koha peal nüüd korraga piknikke peetakse, et see on vähe veider. Ei tahaks spekuleerida, aga ühineks nende inimeste arvamusega, kes juba avalikus meedias oma arvamust on avaldanud nende viimase aja nädalate sündmuste kohta siin Tallinna lähiümbruses Harjumaal. Ehk siis ringi liigub keegi hullumeelne, kes süütab metsi? Kas nüüd just hullumeelne, aga võimalik, et on kurikäsi mängus, jah. Kriminaalmenetlused on alustatud Põhja-Eesti Päästekeskuse poolt edastatud informatsiooni põhjal, milles siis Päästekeskuse analüüs näitab, et uuritavate tulekahjude ajaline tekkimine ja tulekollete paiknemine võib viidata ka võimalikule tahtlikule süütamisele. Metsapõlengutega seoses on uurimise all ka ennast metsade tuhastajate osaühinguks nimetav organisatsioon. Just neilt said 26. juunil Siseministeerium, Vabariigi Presidendi Kantselei, päästeteenistus ja peaminister kirja, kus lubati hakata põletama Eesti metsi. Ja seda senikaua, kuni Tallinnas Tõnismäel asuv pronksmonument minema viiakse. Selline kiri saadeti ka reporterile. Prokuratuurile ja ka politseile on sellesisulised kirjad teada. Neid on kontrollitud, kuid käesoleval hetkel puuduvad igasugused andmed selle kohta, mis võimaldaks tulekahjusid Harjumaa metsades seostada nimetatud kirjadega. Kuid kas nende kirjade uurimine kestab edasi? Käimasolevate kriminaalmenetluste raames me loomulikult kontrollime ka nende kirjade tagamaid ja asjaolusid ja uurimine peab näitama, milles siis tegelikult need tulekahjud tingitud on. Lisaks Keila-Joa metsapõlengule on uurimise all ka 13. juulist kuni 23. juulini Kiili, Saku, Harku ja Anija vallas toimunud metsatulekahjude tekkimise asjaolud. Kui leiab tõepoolest tõendamist, et põlengud on algatanud süütaja, võib teda ees oodata kuni 3-aastane vangistus. Mina paneksin sellised inimesed, kes metsi süütavad 10 aastaks istuma, mida teie teeksite? No kui nad istuvad, siis oleks hea neid metsas tööjõuna rakendada. Nii et see oleks pättidel kõige parem karistus? Ma arvan küll, vähemalt süütajatele.